Vandenõuteooriaks nimetatakse hüpoteesi, mis väidab, et teatud negatiivsete sündmuste põhjustajaks on grupp inimesi, kes tegutsevad teadlikult ja varjatult oma eesmärgi nimel. Vandenõuteooriad on meie ühiskonnale ohtlikud, sest neid võib väga usutaval viisil välja mõelda näiteks poliitika, meditsiini ja üldiselt aktsepteeritud ajaloo kohta. Vandenõuteooriad tekitavad meie ühiskonnas lõhesid ning võivad olla kasulikud vaenulikele jõududele. Sageli puudub vandenõuteooriatel ratsionaalne või empiiriline alus. Aga miks kõik inimesed neid siis nüüd järsku uskuma hakanud on? Nad on meile ennegi valetanud. Meie siin vandenõukalalil oleme pühendanud oma elu ja töö, et tuua teile puhast tõde, filtreerimata valitsuse propagandamürgist ning korrumpeerunud bürokraatide valedest. President Donald Trump, lihtsa mehe miljardär, on toonud Ameerika Ühendriigid hiilgavasse kuldsesse ajastusse. Tariifipoliitika on kujunenud suureks eduks, kaitstes USA majandust vaenulike välisriikide eest nagu Hiina, Iraan, Kanada ja Euroopa Liit. Riigist on välja visatud illegaalsete immigrantide hordid. Maha on surutud vägivaldsed mässud ning naised on jälle naised ja mehed on jälle mehed. Miks siis on aga pööranud peavoolumeedia Trumpi vastu, sidudes teda enam-vähem tõenditeta ühe New Yorki osariigist pärit kunagise matemaatika õpetajaga? Järsku on Donald Trumpi kohta levimas igasugu vandenõuteooriad. Väidetakse, et kuna Donald oli kunagi lähedane sõber Jeffrey Epsteiniga, kes ise on süüdi mõistetud pedofiil, siis Trump ise on ka järelikult pedofiil. Kuid mida tähendab üldse sõna pedofiil? Pedo tuleb vanakreeka keelest laps ning fiil tuleb ühest teisest vanakreeka sõnast, mis tähendab armastust või sõprust. Ning siis tekib küsimus, et mida peab Trump lastega üldse tegema, kui mitte olema nende sõber? Donald Trump on ilmselgelt suur lastesõber. Eriti armastab ta oma enda lapsi. If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. Kas siin on midagi ebainimlikku? Miks käsitleb peavoolumeedia oma enda laste armastamist viimasel ajal kuritegeliku prisma läbi? Kas sellepärast, et 2024. aasta Ameerika Ühendriikide presidendivalimised kaotanud Kamala Harrisel endal pole päris lapsi? Kamala Harrisel ei ole järeltulijaid. Maailmas pole mitte ühtegi naist, kes saaks tema järel Donald Trumpi vastu kandideerida. Ühtlasi tema lapsed on lapsendatud. Bioloogiline tuumikperekond on murenemas. Tuumik, tuum, tuumapomm. Inimmaailma eksistentsi ohustavad praegu mitmed sõjakolded, nagu näiteks Ukraina ja Venemaa vahel puhenud territoriaalne arusaamatus, mida sõjard Zelenski iga hinna eest jätkata soovib, ning ka üsna hiljuti tekkinud konflikt Iisraeli ja Iraani vahel, kes on mõlemad salaja tuumajõud. Aga kes leiutas tuumapommi? Oppenheimer, juut, Einstein, juut, Benjamin Netanyahu, juut, Bernie Sanders, juut, Scarlett Johansson ja Steven Spielberg, juudid, Jeesus Kristus, juut. Aga Donald Trump? Donald Trump ei ole juut, see lihtsalt ei ole võimalik. No ma lihtsalt ei suuda uskuda seda. Miks peavoolumeedia seostab seda pidevalt juutidega? Eriti viimasel ajal selle Epsteiniga. Kas on üldse mingitki tõendeid, et Trump on kuidagi Epsteiniga seotud? Trump viskas Epsteini oma golfiklubist välja aastal 2004. Terve aasta enne seda, kui föderaalprokurörid Epsteini vastu ametliku hagi algatasid. Järelikult Trump taipas juba enne valitsust, et tegemist on kahtlase pedofiiliga. Ning teda golfiväljakult minema pekstes kaitses Trump nii süütuid golfareid kui meid kõiki ühe ohtliku juudi eest. Epstein suri väidetavalt 2019. aastal oma kongis. Hiljuti meie kätte jõudnud videotõendid tema kongi ümbruses toimunust on üsna veenvad, kuid häirivad. Lähemal uurimisel aga selgub, et videomaterjalist on puudu mitu minutit. Kuidas saab nii juhtuda? Oleme kutsunud oma tõestuudiosse informatsioonispetsialisti ja monteerija Leander Kärsa. Niimoodi siis. Ja. Mul on niimoodi mugavam lihtsalt. Hästi rahulikult teha. Ja, mul on niimoodi. Ja, ma olen sinu pärast. Mul on niiviisi mugavam. Ja, Leander, rahulikult on. Ja. Omast ette. Jeffrey Epstein tappis ennast oma kongis ära. Jumal tänatud, et me seda vaadata ei saanud. Kes tahaks üldse näha, et mingi suvaline pervert ennast ära kägistada lasi? Tänu programmile Adobe Premiere Pro
mille saab muideks soetada endale mõistliku 27 € kuutasu eest, on kogu see õudus meie jaoks välja lõigatud. Seega ei saa mitte keegi 100% kindlusega väita, et Epstein ennast ise ära ei tapnud. Järelikult võib ta ikka veel elus olla. Ta võib olla Argentiinas või liikuda tänavatel meie seas, märkamatult, puutumatult. Ta võib olla su töökaaslane, su sõber, mõni kuulus õpetaja või keegi väljaspoolt meie päikesesüsteemi. USA-sse illegaalselt sisenenud immigrante nimetatakse ka tulnukateks ning Trump viskab oma riigist neid võimsalt välja. Aga kui Trump viskas oma golfiväljakult välja seksuaalse tulnuka Epsteini, mõelge nüüd natukene. Kes on seksuaalse tulnuka suurim maailma? Kas see meenutab teile kedagi filmiajaloost? Aga nüüd Donald Trump, sexual predator. Kas Epstein tappis ennast ise või lõi hoopis Trump ta maha, kaitstes sellega meie kõigi lapsi? Mina loodan küll, sest üle kõige armastame lapsi. Ja me oleme ju kõik pedofiilid. Me kõik ei ole pedofiilid, aga ühinege meiega ka järgmine nädal, kui meie stuudiosse tuleb intervjuud andma ei keegi muu kui Priit Tedi. Pärnu Televisioon.